Tere, armsad tervisehuvilised. Alustame siis täna oma tervendaja minutite saatega. Praegu ma seda saadet teen, siis vaatan aknast välja ja väljas on väga ilus kevadine ilm. Nii et kohe sihuke optimism on hinges. Ümberringi muidugi möllab see koroona. Ma istun samamoodi karantiinis siin metsa vahel. Aga pole hullu, ma olen üldse sihuke erandliku eluviisiga inimene suhteliselt ja selles mõttes see koroona mind väga ei heidutagi. Aga kuigi kõik ajalehtede pealkirjad on otsast otsani ainult koroonat täis, mis on arusaadav, sellepärast et see huvitab praegu igat inimest, siis meie täna läheme siiski oma tähestiku järjekorras edasi oma haigustega. Mina olen Heino-Mart Laisk, tervendaja ja psühholoog. Ja enne kui ma nüüd hakkan haigusest rääkima, siis nagu ikka ütlen teile, panen südamele, et ärge lootke ainult alternatiivmeditsiini peale. Kindlasti andke ka arstidele võimalus. Neil on kindlad kontrollitud meetodid, kuidas haigustele läheneda. Alati need ei aita ja et nad aitaksid, selleks ongi räägimegi me siin sellest psühholoogilistest põhjustest ja vaimsetest põhjustest. Need on väga olulised. Aga ei tohi jätta arsti juurde minemata. Nii. Aga lähme siis meie siit edasi. Ja mis on siis meie tänased külalised? Tänased külalised on meil esimene. Ilmselt me jõuame natuke rohkem kui ühte tutvustada, aga esimene, kellest ma juttu teen, on Alzheimeri tõbi. See on selline haigus, mis tabab alati, no mitte alati, aga ütleme siiski reeglina auväärses eas inimesi juba. Sellega kaasneb mälukaotus. Unustatakse ära just sellised uuemad kogemused. Ja meeles püsivad, lapsepõlve mälestused, need jäävad alles. Need on meil juba ammu ilma sinna aiu sisse kirjutatud ja lihtsalt millega me hakkama ei saa enam selles, kui see haigus meid tabab. Me ei saa hakkama sellega, et me peame neid uusi kogemusi fikseerima. Selle nimi ongi tegelikult fiksatsiooniline amneesia. Selline teaduslik nimetus on tal ka. Vot, aga milles see siis nüüd meil nii-öelda seisneb või miks ta meile tekib? No, tegemist on reaalsusest põgenemisega. Sellepärast, et see inimene, kes selle Alzheimeriga kimpus on, temal nagu olevik ei ole enam üldse tähtis. Ta elab kogu aeg minevikus, sest need mälestused on tal meeles, aga seda, mida ta eile tegi, ta ei mäleta. Ta ei mäleta, ta ei tunne võib-olla oma lähedasi enam ära ja nii edasi ja nii edasi. Et seal on päris palju probleeme selle asjaga. Ja enamasti need inimesed nooremast peast, siis kui nad olid aktiivses eas, siis nad olid sellised, kes huvitusid absoluutselt kõigest. Nad olid ülihea mäluga. Alati nad võib-olla ei kasutanud oma mälu küll kõige õigemal viisil, aga nad olid uhked selle üle, et neil on nii hea mälu, et nad suudavad kõike meelde jätta. Isegi kiitlesid sellega. Ja reeglina neil kaasnes ka selline asi, et nad tundsid ennast tänuvõlglasena, mis ei ole iseenesest halb. Me kõik, kui me tunneme tänu, see on väga hea. Aga need inimesed, keda tabab Alzheimer, neil on tavaliselt selline konflikt, et nad tunnevad ennast tänuvõlglasena ja samas nad hakkavad vihkama neid inimesi. Nad tahavad neile nagu kätte maksta selle eest, et nad neile võlgu on. Ja vot siis haigus ongi selline, mis aitab neil justkui sellest vastutusest vabaneda. Nad võivad teha, mida nad tahavad. Neil ka alateadlikult tekib selline tunne, et neil ei pöörata nagu piisavalt tähelepanu, kui see mälu hakkab viletsamaks minema. Nad on läbi selle mälu on nad ennast defineerinud. Nad on tunnetanud, et vot, mul on nii ja mälu, ma suudan kõigile ära teha nii-öelda. Nüüd, kus see mälu hakkab nüüd vanemas eas järgi andma või kui see haigus meid tabab, eks meil kaob see mälu ära, siis talle tundub, et tal ei pöörata enam tähelepanu. Ta muutub tigedaks, hakkab süüdistama ja samas ta saab nagu selle haiguse käest sellise ettekäände, et ta võib teha, mis ta tahab. Ja tõepoolest ta võib, sellepärast, et me ei saa ju
süüdistada haiget inimest, et ta nüüd ei mäleta, mida ta teeb. Ta tõesti ei mäleta, ta ei saa midagi teha. Et selles mõttes meie, kes me nüüd peame toetama neid inimesi kõrvalt, sest mis iganes haigusega me ju püüame ikkagi abiks olla oma lähedastele. Me peame nagu suutma endas leida üles selle altruismi või sellise mõistvuse. Et see inimene tundub, et ta käib õudselt närvidel. Ta lausa nagu kasutaks meid ära, ega ta, noh, ütleme nii, et ta teatud mõttes ju kasutabki, sellepärast, et ta ei saa ilma meieta hakkama. Ja sealt tekibki selline olukord, kus ta, noh, ütleme, et ta praktiliselt siis manipuleerib meiega, aga seda kindlasti mitte teadlikult. Vaid see manipulatsioon tuleb läbi selle alateadvusesse kogunenud vimma, et ta on nagu võlgu, et teda ei märgata enam nii hästi ja nii edasi. Et see läbi selle ta hakkab manipuleerima või noh, ma ei tahaks öelda niimoodi, et tema hakkab manipuleerima, see ei ole tegelikult tema. See on mingi selline sisemine, peaaegu nagu vaimolend, kes tema eest seda teeb. Ja eks seal ongi selline häda, et selle haiguse puhul põhilised, kes kannatavad, on just kõrvalolijad. Sellepärast, et noh, muidugi, kui mul on selgushetked, siis ma saan aru, et noh, et midagi läheb väga viltu, aga sel hetkel, kui ma olen haige, või siis tähendab, et kui ma ikkagi selle mälu kaotan, siis mul enda kannatused ei ole väga suured. Sellepärast ma tegelikult, mingis mõttes ma olen nagu loom, kellel ei ole teadmist eilse päeva tegudest. Mitte, et loomal mälu oleks, loomal on ka mälu. Ta on operatiivne mälu ja ta ju õpib, nagu öeldakse, et õpib trikke ikkagi. Aga kaob ära selline episoodiline mälu. Tegelikult see episoodiline mälu siis tähendab seda, et ma mäletan eilsest päevast mingit sündmust, kus ma ise osalesin. See tähendab, selles mälestushetkes on mul nagu olemas mingisugune ajatelg. Ma oskan seda mälestust ajateljes kuhugi paigutada. Ja vot Alzheimeriga inimestel, neil on meeles vanad mälestused, sellepärast, et vanadest mälestustest kaob see ajatelg ära. Need muutuvad selliseks faktiks, kuivaks faktiks, et vot. Siis, no mitte siis, tähendab see aega enam määratud, oli selline sündmus. Ja seda, noh, ta nagu, ma teda mõttes enam ei pane sellele ajateljele, vaid ta on lihtsalt nagu kuiv fakt. Aga selline sündmus, kus ma suudan iseennast kujutleda sellesse hetke, kus see sündmus toimus. See nõuab episoodilist mälu ja ajaga manipuleerimist ja selle haigusega tegelikult just see ajatajumise võime, no mitte ajatajumise võime, see kõlab valesti, aga see võime, et kujutleda ennast ajateljel, see nagu kaob ära. Ja mida me saaksime teha, et meid see haigus ei tabaks? Me saame suhtuda kõigisse inimestesse lugupidavalt. Mitte defineerida ennast mingi väga kitsa enda, noh, kas või selleks ju selle mälu, et me leiame, et me oleme nii ja mälu, me oleme teistest paremad. Tänu sellele. Tegelikult, noh, kui ma nüüd läheksin sellisesse kristlik, või mitte kristlikku, vaid ütleme religioossesse paradigmasse, siis võiks öelda niimoodi, et see patt, mille eest Alzheimeriga nuheldakse, on just see enese paremaks pidamine tänu sellele mälule. See on see, millest tegelikult me ilma jääme selle haiguse käigus. Ja muidugi jah, meie alateadlik soov nüüd teha, no me oleme ennast eluaeg, ütleme siis Alzheimeri haige, et ta on ennast eluaeg tagasi hoidnud. Ta peab ennast paremaks ja ta on tahtnud nendele inimestele nii-öelda kuidagi näidata seda enda üleolekut, aga ta ei tohi seda teha, sellepärast, et ühiskond ei aktsepteeri selliseid asju. Ja ma nüüd veel kord rõhutan, see ei ole teadlik käitumine, see on see, mis toimub meie alateadvuses, kus meid ei noh, ütleme nii, et meil puudub igasugune selline pidurdus, sotsiaalne pidurdus. Ühesõnaga, meil pole, noh, viisakuse mõistet alateadvusel ei ole tegelikult, eks. Ja vot see soov siis nüüd oma üleolekut näidata
seoses selle haigusega ta saab nagu õigustuse välja tulla. Ta saab, noh, ma muutun täiesti süüdimatuks, mida ju tegelikult Alzheimeri haige ongi, ta ongi täiesti süüdimatu. Ma saan nagu teha nüüd täiesti, mida ma tahan. Aga nagu ma ütlesin, et kui me tahame vältida seda haigust, siis püüdke mõelda niimoodi, et kõik inimesed on meile väärtuslikud. Me ei ole kellestki paremad, sest tegelikult üks põhilisi asju, miks üldse igasugused kannatused meid tabavad elus, ongi see, et me peame ennast millegi poolest teistest paremaks. Ja see on nüüd otseselt armastuse vastand. Sellepärast, et armastus ei saa eksisteerida, kui inimesed on omavahel ebavõrdsed. Ta sisuliselt tähendabki seda, kui ma sind armastan, siis see tähendab seda, et ma olen sinuga võrdne. Ja tegelikult kõik meie kannatused, noh, öeldakse, et Jumal lihvib meie ego maha, meie sellist upsakust. Uhkuse patt pidi olema selles mõttes kõige salakavalam patt, et see võib siin ka paradiisi väravate pealt veel põrgusse tagasi paisata. Ja vaat uhkuse patt ongi see, et ma pean ennast sinust paremaks. See on see, mida Jeesus suutis mitte teha. Vaatamata sellele, et ta koges väga suurt kannatust, suutis ta hoida oma tunnetust sellisena, et kõik need inimesed on temaga võrdsed. Ükskõik, kas inimene oli nüüd siis see sõdur, kes talle kurja tegi, Pilatus, kes teda hukka mõistis või siis ristilöömisesse mõistis ja nii edasi ja nii edasi. Aga Jeesus ei kaotanud seda tunnetust, et sina oled minuga võrdne. Ehk nagu ta ütleb, armasta oma ligimest nii, nagu sa armastad iseennast. Ja vot see Alzheimeri tõbi on nüüd siis üks viis, kuidas see upsakus meile kätte maksab. Vot. Aga siit me lähme nüüd edasi järgmise haiguse juurde. Siit see teine haigus, millest me täna räägime, siis on meil anoreksia. Anoreksia on isu puudumine, mis toob kaasa kõhnumise. See võib minna väga hulluks kuni surmani välja. Enamasti see esineb tütarlastel, noormestel vähem, kuigi viimasel ajal on ka vastupidised arvamusi. Selle haigusega kaasneb tihti ka buliimia, mis tähendab, buliimia on siis selline vorm, kus inimene ei suuda enam kontrollida oma isusid ja ta kukub täiesti nagu hundi isuga, kukub õgima ja õgima. Ja õgib nii kaua, kuni siis oksendab välja. Ja siis tal ongi nagu selline vabandus hinges sees, et ma söön, aga ma oksendan kohe välja, et ega see mind paksuks ei aja. Tegelikult anoreksia on ja buliimia sealjuures ka on kehataju häire. Nendel inimestel on selline häda, et kui nad vaatavad ennast peeglis, siis nad tunduvad endale paksud igal juhul. Ja nad tunduvad paksud ka siis, kui nad on, te olete kindlasti näinud ju anoreksia haigete pilte, nad on seal lõpufaasis on nad ikka täiesti luukered. Aga peeglis ta tundub endale ikkagi paks ja seal tal tekib täielik kinnisidee, et ta peab kaaluma igat toidupala, mida ta sisse sööb ja raskematel juhtudel kaaluvad ka oma väljaheidet, iga grammi, mida ta välja laseb, sest see peab olema alati tasakaalus. Ja vot selline kinnismõte siis või kompulsioon siis nagu see anoreksia on. Ja millest see anoreksia tekib? Anoreksia on konflikt emaga. Hästi sageli seal on selline olukord, kus emad on väga nõudlikud või väga, väga rahulolematud. See tähendab, panevad tohutu koorma lapsele, et ta peab miskit moodi olema. Ja tütarlaps tunneb kogu aeg, et mida enam ta pingutab, seda vähem temaga rahul oldakse. Ja eelkõige siis teeb oma naiseliku poolega. Ja üldreegel on see, hülgad toidu, hülgad ema, hülgad naise endas.
selline jada on ja anoreksia puhul, anoreksia haige nagu hülgab ema ehk maa ehk reaalsuse. Noh, ka maa on nüüd siis ema võrdkuju. Ja ta hülgab, nad kipuvad nagu oma olekus astraali minema kogu aeg. Nad nagu ei taha olla siin reaalsuses, tegeleda selle reaalsusega, anda nii-öelda aru, et mis siin reaalsuses meid ootab. Ja püütakse nagu läbipaistvaks muutuda, ütleme niimoodi. Ehk et see keha on nagu koorem meil, me tahame sellest kohutavalt lahti saada. Ja mida siin siis teha saaks? No teha saaks seda, et tegelikult tulebki eelkõige muutama suhtumist emasse, püüda andeks anda. Aga siin nüüd on jälle see probleem, et andeks andmine on taas selline peen kunst, et ei piisa sellest, kui ma ütlen, et tühi sinuga, et ma ei ole su peale rohkem vihane. See on halastus, ütleme järgmise juurde. Andeks andmine on selline asi, kui nagu ma ütlesin, armastuses tähendab seda, et ma olen sinuga võrdne, kui ma sind armastan. Ja siis ma olen sulle andeks andnud. Ka emale mõttes siis tuleb andestada niimoodi, et me tõstame nagu ema oma silmade kõrgusele. Vaatame talle otsa, ütleme, et ema, ma olen sinuga samaväärne. Sa oled minuga samaväärne. Me ei kahtlusta teda enam selles, et ta meile halba soovib või midagi. Noh, tavaliselt ju anoreksia hakkab teismeeas. Ja teismeeas me oleme üldse oma kehaga väga rahulolematud. Ja kui siis puudub nagu vanemate tugi tagant või kuidagi vanemad on oma sisim, tegelikult see tuleb nagu ka vanemate sees on oma rahulolematus, mis siis kandub tütresse üle. Aga tütred ka tunnevad, et neid ei mõisteta, nende käest nõutakse liiga palju, nendega ei olda kunagi rahul. Me teame, et eriti sagedasti on ju modellide selline probleem. Ehk et siis tegelikult väga ilusatel naistel, modellid peaks ju nagu olema eriti siis nii-öelda hinnatud kõigi poolt. Aga vot see hinnatus mängibki nagu teisipidi rolli, et see paneb koorma, see paneb nagu kohustuse olla väga ilus. Ja siis tulebki emale andeks anda. Tuleb andeks anda nüüd see nõue, mida me tunnetame kogu aeg, et meie käest tahetakse, meiega ei olda kunagi rahul, me peame, öeldakse, et hakka ise ennast armastama. See on selline trikiga lause muidugi jälle, et ega iseenda armastamine ei õnnestu muidu, kui me ei armasta teisi. Tegelikult ka anoreksia vastu kõige paremini aitab teistest lugupidamine. See, nagu emagi, tegelikult öeldakse, et ema on lapse maailma täiskasvanu ema. Ehk et kui me saame emaga sisemuses rahu sõlmida, ükskõik missugune ta meil oli, siis me saame rahu sõlmida ka maailmaga. Ja kui me sõlmime rahu maailmaga, siis meid sellised tajuhäired enam ei kimbuta. Täna ma nüüd teie küsimustele ei jõuagi vastata jälle, aga kõikidele küsimustele, mis on tulnud, ma olen saatnud kirjalikud vastused, nii et jätkuvalt, näete siin all on see meili aadress, kirjutage sinna ja ma saadan teile kindlasti kirjalikud vastused teie probleemide kohta. Nii et keegi vastuseta ei jää. Seekord olid nii intiimsed küsimused ja ütleme niimoodi, et inimesed palusid, et ma neid ei avaldaks siin saates. Ja seetõttu me tegimegi kirjalikud vastused. Aga sellest ei ole midagi, eks ju, teie saate oma vastused igal juhul kätte ja eks vaatame, kuidas meil järgmistes saadetes läheb, ehk me siis saame ka siin avalikult vastata mõnele küsimusele. Aga täna nüüd on meil nüüd haigused käsitletud ja soovin teile kõigile, et selles kriisis püsige praegu kodus, ärge suhelge inimestega. See tähendab, suhelge inimestega ikka läbi arvuti ja läbi telefoni ja nii edasi. Aga ärge minge avalikesse kohtadesse. Oleme viisakad üksteise vastu. Kui me lähme välja,
kellel on maski, pange mask pähe või tõmmake sall suu, et teie kaasinimene ju ei tea, kas te olete terve või haige. Ja ma ütleks, et tänases olukorras on elementaarne viisakus on see, et inimene näeb, noh, ma ei lähe ju palja tagumikuga välja, eks ju. Ka katmata näoga tänapäeval me tegelikult ei peaks välja minema. Aga tänaseks ma soovin kõikidele ilusat tervist, püsige tervena, ärge nakatuge millessegi. Ja võtke see ilus kevad vastu, mis siin väljas tuleb suurte sammudega. Ja ma loodan, et selle kevadega koos läheb ka see kuri viirus meie ühiskonnast minema ja me saame jälle taastuda. Aga seniks kõigile kõike kaunist ja nädala pärast kohtume jälle. Tšau, tšau!